loomulikult öeldakse, et professionaalne armastaja või pühendunu või jutlustaja, ta räägib nii, et ta nagu väga meeldiv on. Ja ta nagu kõigepealt vaatab aeg-kohta tingimused, kui üldse ei taheta kuulda või midagi, siis ta nagu võib-olla üldse ei räägi või kaudselt räägib või et öeldakse üldse, et keegi sind kuulaks, et kõigepealt on vaja nagu usaldus ja sõbraks saada ja kui inimesel on soov, siis ta avab ennast ja küsib ja siis ei jutlustata. Noh, ütleme, et see on nagu ideaalne pilt. Aga kui nagu hästi lühidalt nagu kokkuvõtet teha elust, siis on nagu kui nagu need vahefiltred ei oleks meeldivad filtrid, eks ju. Iseendal on ka vaja kogu aeg, et tuleb vaimne õpetaja, ütleb, et ta näeb, et sa oled alkohoolik, ütleb väga tubli, et toob sisse uusi kõrgemaid harjumusi, ütleb, et proovi vähem juua, et kui sa päeva pealt maha ei jäta, et ju muidu sõid 3 õllet, nüüd ju 2 õllet, see on sujuv üleminek, aga jah, et kui ilma filtrideta on niimoodi, et ükski elusolend siin maailmas, sest aeg ei tule ega ole olnud, ei tee sind õnnelikuks. Et ainult Jumal teeb sind õnnelikuks. Võib-olla Jumala esindajad või siis illusoorsed esindajad võivad teha sind õnnelikuks. Jumala esindaja, tema ainult mõtleb, kuidas sind ühendada Jumalaga, sinu vaimne õpetaja, vaimsed inimesed, eks. Nad saad aru, et me oleme lahutamatu osaked, kui hing nagu ülihingega või Jumal oma lahutamatu osakese elusolenditega Shivaga nagu armastuslikku suhtesse ei saa, et siis need ülejäänud on kui need ülejäänud ei soodusta seda suhet, siis see on nagu aja energia raiskamine. Et see ei toimi ja see on nagu esimene nagu laks, nagu miks see rockstar tegi mind õnnelikuks? See on soe tegi mind õnnelikuks, tantravärk. Kõik täiesti mõttetu aja raiskamine, aga ma saan aru, et need on selleks vaja, et me saame aru lõpuks, et need ei anna meile, et keegi ükski elusolend ei suuda meid täita. Ja tõeline vaimne õpetaja ka, ta ainult mõtleb, kuidas ühendada sinu hing ülihingega. Et päris karm tõde, eks ju, keegi tuleks otse ja ütleks, siis kõik saadaks pikalt, eks ju, sest meil ei ole alternatiivi, meil ei ole ühendust, eks ju, me mõtleme, et vahet ei ole. Hing tahab õnnelik olla ükskõik kus, mis vahenditega, ma võtan ükskõik, mis madalad vahendid on, mul pohmell ei ole, mingid suhtekriisid, ma korraks tahan nautida, eks ju, see on arusaadav, hingel on see ananda potents, aga see ananda potents on, see armastuse potents on ainult, see on nagu algselt on nagu Jumalaga, ta otsib nagu Jumalat, aga valetest kohtadest. Et esimene jutlustamise kõva labidas näkku on, siis kõva lakslakku on elu ja saatus, materiaalne energia viib sind sinna tupikusse, kus öeldakse, et ükski elusolend, ükskõik kui kaunis või ilus või tore see prints või printsess ei tee sind õnnelikuks ega täida sind, enne kui seal ei ole sul ühendust nagu Jumalaga. Kui sul ühendus Jumalaga on, siis sul võib olla 100 naist, 100 meest, kõikidelt saad aru, kui seda connect ei ole, siis need kõik asjad lõpuks viivad sind nagu tupikusse, ikka nagu jääb väheks nagu, ikka vaja vist vahetada, see ei ole päris see naine. Saad aru, see illusioon kogu aeg on meil. Ja teine ongi see, et teine kõva laks on see, et selles maailmas sa ei saa õnnelikuks. Mitte kunagi, täiesti võimatu transcendentaalne kvantfüüsikaliselt ei luba seda, sest sa oled igavene hing. See ei kuulu siia materiaalsesse maailma. Sa võid oma teaduses elada vaimses reaalsuses ja siis kasutada seda mateeriat vaimsetel eesmärkidel. Aga see on teine asi. Ja kui sa tahad läbi meelte, läbi selle keha, läbi positsiooni, läbi rahvuse, läbi partei, läbi pere, läbi rikkuse, tarkuse nagu saada õnnelikuks, jälle saad tünni ära. Et nad on väga kõrged hinged, kes seda 2 tõde suudavad seedida alguses vähemalt teoorias. Eks ju, et on olemas hoopis igavene algne alternatiiv. Eks ju, vaimne elu, hingeelu. Et keegi tee sind õnnelikuks ja selles maailmas sa ei saa kunagi õnnelikuks. Palju õnne mulle ja sulle. Kõva laks.